Milline on luterluse roll Eesti ajaloos ja milline on luterliku kiriku tänapäev? Neile küsimustele otsime vastust järgnevas loengus Luterlus Eestis. Mina olen kirikuloolane Priit Rohtmets. Kui tavaliselt luteri kirikust kõneldakse, siis räägitakse ikka sellest, kuidas luterlus on eestlust ajaloos kujundanud ja Eesti rahvast vorminud. Seetõttu heidame ka meie pilgu luteri kiriku ajaloole, mis viib meid kõigepealt 16. sajandisse, luterliku reformatsiooni aastasajasse, kui 1517. aastal Saksamaal alanud luterliku reformatsiooni tulemusena jõuavad uue usu mõjud ka Eesti alale, seda juba 1520. aastatel. Sellele vaatamata on Eesti alal põhjust kõneleda aeglasest reformatsioonist. Mida see tähendab? See tähendab seda, et 16. sajandil jõudis luteri usk küll Eestisse, aga valitsevaks ja domineerivaks sai luterlus Eestis siiski alles Rootsi kuningavõimu toel 17. sajandil. 1686. aastal andis Rootsi riik kirikuseaduse ja see pani paika ka põhimõtted, mille alusel Eesti ala ühiskond oli kuni 20. sajandini üles ehitatud, isegi vaatamata sellele, et vahepeal 18. sajandil ju võim vahetus ja Eesti ala liideti Vene riigi koosseisu. Selle seaduse kohaselt tegeles koguduse ülalpidamisega aadelkond, aga see aadelkond on kohustatud hoolitsema ka talurahvakoolide rajamise eest ja andma ka talupoegadele laupäeva õhtust kuni esmaspäeva hommikuni mõisatööst vaba aja, et talupojad saaksid pühitseda hingamispäeva. Ja üldse on selles seaduses näha, et kirik saab ühiskonnakorralduses keskse koha. Võtmepositsioonid antakse tõsi küll aadelkonnale jääb ka õigus kiriku eestseisjatena kutsuda ametisse vaimulikke ja sel moel tagada kohaliku kiriku üle kontroll, aga see annab kirikule ka laiema mõju ühiskonnas. Kirikust saab selline kogukonna keskus, kirik on ka ühtlasi kuulutuspunktiks, kust hõigatakse välja kõik kogukonna ja ka valitsejate sõnumid selliseks uudiste kuulmise paigaks, kuhu kogukond igal pühapäeval koguneb. Luteri kiriku teenistus on eestikeelne, aga vaimulikud on veel sajandeid kuni 20. sajandi alguseni rõhuvas osas teisest rahvusest. Ja arusaadavalt seetõttu on ka suhtlus kohaliku elanikkonnaga paratamatult konarlik ja jutlused ka sageli raskesti mõistetavad. Sellele vaatamata tuleb luteri kirikut ja luterlust tähtsustada kui rahvakeelse hariduse ja keele edendajat. Luterlusel on tähtis roll eesti kirjakeele arengule ja talurahva lugemisoskuse süvendamisele, sest kiriku jaoks oli tähtis tegeleda talupoegade usulise harimisega, et nad tunneksid kristliku elu põhialuseid ja need kristliku elu põhialused olid kirjas pühakirjas ehk piiblis, mida iga talupoeg pidi siis suutma vähemalt algtasemel lugeda. Ja muidugi see hariduse üle kontroll andis kirikule ka kindla koha ühiskondliku moraali kandjana. See tähendab, et kirik pidas enda rolliks jälgida, et inimesed elaksid kõlbelist ja jumalakartlikku elu. Ja nagu me toonase aja kohta teame, siis kirik ja religioon olidki lahutamatuks osaks iga inimese elust. Kristus läbis toona maarahva elu sünnist surmani ja oli seotud terve rea riitustega. Kõigepealt siirderiitustega ehk perekondlikult tähistatud inimese elu ühte eluetappi lõpetavate ja teiste alustavate talitustega, aga ka näiteks pühade kalendri ja ka näiteks talutöid puudutavate rituaalidega.
See ei tähenda nüüd kaugeltki seda, et religiooni poleks kuidagi moodi rahvalike kommetega või uskumustega täiendatud, rikastatud. Vastupidi, rahvausk on kogu siinse kristluse ajaloo vältel ja ka lutelluse vältel eestlaste usuelu päris osaks olnud. Ja see oli selline elav ja arenev see rahvausk. Need olid sajandite vältel kristlikus keskkonnas arenevad rahvalikud kombed, mis andsid võimaluse maarahvale siduda oma kombed siis selle kristliku õpetuse ja kristliku maailmaga. Ja nagu rahvaloenduse andmed näitavad, siis 1897. aastal kuulus lausa 84,2% luterliku kiriku liikmeskonda ja toona enda luterlasena määratamine tõepoolest tähendas ka luterliku kiriku liikmeskonda kuulumist, sest olid ka kõik perekondlikud talitused kirjas kirikuraamatutes ja seetõttu oli ka kirikul selline avalik funktsioon, ta oli justkui selline perekonnaregistrite pidaja. Ja selle tõttu ka inimesed ühe või teise kiriku liikmeskonda kuulusid, nagu te näete siit slaidilt, siis 14,3% kuulub õigeusu kiriku liikmeskonda. Ja kirik muidugi oli ka nähtav ühiskonnas. Nagu te näete siin vasakul on näha Luteri ausammas Keilas, mis on selline üks märk sellisest kiriku kohalolust, aga muidugi kõige käega katsutavamaks märgiks on kirikud ise. Kihelkonna kirikud, mis sageli asusid ja asuvad praeguseni siis Kihelkonna keskustes. Siin pildil te näete Anseküla kirikut Saaremaal, mida küll kahjuks enam ei ole. Aga kirikute võrgustik on Luteri kirikul praeguseni aukartust äratavalt suur üle kogu Eestimaa. Kuid mitte ainult kirikud ei andnud edasi sellist nii-öelda usuelu kohalolekut ühiskonnas, vaid selleks teiseks kohaks, kus usuelu elati alates 18. sajandist oli vennaste kogudus. Vennaste kogudus oli küll ka mõnda aega Vene riigis keelatud, aga eeskätt just 19. sajandil sai sisse uue hoo ja vaatamata sellele, et me tänapäeval sellest vennaste kogudusest sageli palju ei räägi ega tea, sest alles on jäänud sellest vaid üksikud kogukonnad, oli see 19. sajandil tegelikult eestlaste seas levinud kõige suurem usuline liikumine, mille liikmete arv küündis kõrgajal lausa 50 000-ni. Ja kui kirikud on tavaliselt kõrgete tornidega, uhked kiviehitised, siis palvemajad, mis vennaste koguduse võrgustikku moodustasid ja samamoodi üle Eesti asusid, järgisid taluarhitektuuri. Ja nendes vennaste koguduse palvetundides, mida siis sageli just ka pühapäeviti enne või pärast jumalateenistust peeti, neil kõnelesid ka eestlastest talupojad. Sõna anti nii meestele kui ka naistele ja kahtlemata sel moel lõhkus selline palveteenistus ka senist ühiskondlikku struktuuri, mis oli ju ikkagi seisuslik. Olulist rolli mängis vennaste koguduse juures ka liikmete vaheline osadus. See tähendab, kõike tehti koos. Koos palvetati, koos lauldi laule, koos loeti ette piiblit, peeti ka vabas vormis jutlusi. Palvetundide juurde kuulusid ka rõõmuavaldused ja oma usu tunnistamine, nii et kokkuvõttes selline teenistuse laad oli Luteri kiriku jumalateenistusest tunduvalt haaravam, emotsionaalsem. Alkoholi pruukimisele vaadati vennaste koguduse ringides viltu ja püüeldi tagasihoidlikkuse poole. Selline isiklik usk oli tähtis ja see oli sageli ka muuseas konfliktis selle sama rahvapärimusega, nii et sellele ei vaadatud väga hästi. 19. sajandil hakkas aga Eesti ühiskond suurte sammudega moderniseeruma ja see tõi kaasa ühiskonna emantsipeerumise, areneva seltsitegevuse, ka eestikeelse kirjasõna mitmekesistumise
ja ka seniste küla ühiskonna suhete muutumise, ka külaühiskond kihistus, tekkisid taluperemehed, tekkisid töölised, tekkis maaproletariaat. Samal ajal Eesti ühiskond linnastus ja industrialiseerus, tekkis töölisklass. Ja see, et maarahvas sai järjest jõukamaks ja haritumaks, tähendas seda ühelt poolt, et usutõdesid tuli nõnda kuulutada, et nad oleksid rahvale jätkuvalt aru saada. Ja teiselt poolt tähendas see seda, et eestlaste soov ja eneseteadvus kiriku asjades kaasa rääkida muutus aina valjemaks. Ja selles kontekstis torkab silma, et kirik ei olnud valmis nende muutustega kaasa minema. Ehkki 19. sajandi lõpus oli kirikus juba ka üksikuid eestlastest vaimulikke ja nad paistsid ju silma ka eestlaste rahvusliku ärkamise ajal, sugenes 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi algul kiriku kriitika, sest polnud ju kirik valitseja mentaliteedi tõttu suuteline eestlaste rahvuslikku liikumist mõistma ega aktsepteerima. Ja see probleemistik tegelikult, et kirik on miski, mis on justkui siis baltisakslaste juhitud ja miski võõras, kestab tegelikult 1917. aastani ja kauemgi. 1917. aastal toimub suure Vene veebruari revolutsiooni järel esimene kirikukongress, kus otsustatakse, et senine üle-venemaaline kirik tuleb reorganiseerida ja pannakse alus siis Eesti evangeeliumi Luteri-usu kirikule, iseseisvale kirikule, mis määratletakse vaba rahva kirikuna, vabana riigist ja rahvakirikuna kui oma rahvaga ühte jalga käiva kirikuna. Ja 1919. aastal saab see kirik endale ka esimese eestlasest piiskopi Jakob Kuke, keda te siin slaidil pildil ka näete. See, et kirik on miskit, mida on harjutud pidama võõraks just valitsemise mõttes. See on miski, mis kandub, nagu öeldud, edasi ka 1920. aastatesse. Ja ka poliitilistesse diskussioonidesse, kui hakatakse paika panema kiriku ja riigi vahekorda ja selle mõjul jäetakse Luteri kirik oma senistest privileegidest ilma. Kirikut arvustatakse tema seisusliku mineviku pärast. Kirikus muidugi tõstatub selle mõjul alatasa küsimus, et miks Eesti haritlaskond on nii kiriku kauge, sest haritlaskond toona vaatas rohkem Euroopa poole ja tuleviku poole. Religiooni ei osatud mõtestada kuidagi tuleviku võtmes, sest oli ju selle kiriklik avaldumine olnud seisusliku ühiskonna osa ja seetõttu rohkem või vähem ikkagi endisaegne. Ja nii võeti siis üle sellised religiooni eksistentsiaalsed elemendid, sest religioonist ei saadud ka kuidagi moodi mööda käia, sest oli ju kasvatud keskkonnas, kus ka usuline haridus oli olnud loomulikuks osaks. Aga samal ajal suhtuti kriitiliselt kirikusse. Ja nagu öeldud, siis jäeti kirik ilma kõiksugustest privileegidest. Kirik jäeti ilma maast. Tõsi, 1920. aastate anti osa maast siiski kirikule tagasi, aga suurest osast maast jäi kirik siiski ilma. Kirik jäi ilma koolidest, kirik jäi ilma ka senisest kirikumaksu kogumise süsteemist. Ja see muidugi tekitas kirikuringkondades omajagu kriitikat. Ja see ühiskondlik selline kriitika muidugi peegeldus ka sekulariseerumises, mille esimesi märke me juba 1920-30 aastatel näeme. Kiriku liikmeskond püsib küll nii rahvaloenduse kui ka kiriku enda statistika kohaselt võrdlemisi stabiilne. 1922. ja 1934. aasta rahvaloenduse alusel kuulub umbes 78% Eesti elanikkonnast Luteri kirikusse. Ja toonagi on see enda luterlasena määratlemine veel selliseks võrdseks sellega, kuidas siis inimene ka oma kuuluvust näeb. Ehk kui ta ütleb, et ta on luterlane, siis ta reeglina kuulub ka Luteri kirikusse. Ehkki me näeme, et see luterlasena määratlemine enam ei pruugi tähendada seda, et inimene ka aktiivselt usuelus osaleb.
Ja selle kõige paremaks tõestuseks on Luteri kiriku statistika, eeskätt just see statistika, mida me näeme, mis puudutab noori. Ristimisi ja konfirmatsioone ehk leeritamisi. Kui 1920. aastate algul on leeritamiste arv üle 16 000, ligi 17 000, siis 1930. aastate lõpuks on see langenud 11 000 peale, nii et umbes kolmandiku võrra kukkunud. Seesama kehtib ka leeride kohta. Nii et kirik on vaikselt juba 1920-30 aastatel inimeste elust taandumas. Saab peatuda ka ühel uuringul, mis viidi läbi Tallinna ühes tütarlaste gümnaasiumis 1937. aastal, kus küsitleti ligi 500 õpilast, teismeeas olevat õpilast, ja siitki selgub, et neist vaid 9% käis kirikus tavalistel pühapäevadel. Toona oli väga populaarne raadio kuulamine, moodsa aja tunnus. 29% kuulas raadio jumalateenistusi, aga üle poole vastanutest, 62% polnud külastanud ei jumalateenistusi ega kuulanud raadio jumalateenistusi. Ja 30% ütles, et nad ei külasta kirikut ka jõulude ajal. Ja see muidugi ei jäänud märkamata ka kirikule endal. Piiskop Hugo Bertrand Rahamägi, Luteri kiriku juht 1930. aastatel möönis ka ise 1936. aasta kiriku aruandes, et ei ole kahtlust, et usuelu on läbi imbunud sekularismist, et rahvas ei pea enam tähtsaks pühapäeva pidamist, hingamispäeva pidamist, ja kui seda ka meeles peetakse, siis mitte selleks, et kirikus käia, vaid selleks, et teha muid toimetusi, pidada koosolekuid, kongresse või paraade. Sellele vaatamata jäi kirik siiski 1920-30 aastatel ühiskonna loomulikuks osaks ja vaatamata sellisele taandumisele ja taandumise märkidele just siirderiituste kaudu ja ka usulise hariduse kaudu, mis jätkuvalt kuulus vabatahtliku õppeainena kooliprogrammidesse, jäi kirik ka ühiskondliku moraali alusnormiks ja alusnormi tagajaks. Siin te näete leeri Puhja kirikus umbes 1930 aastate kandis, kus siis leerilapsed istuvad kõik altari ees kooriruumis ja vaimulik peab siis parajasti jutlust. Sellesse olukorda tõi muutuse nõukogude aeg, kui Luteri kirik lakkas olemast Eestis elamuskirik, mis oleks koondanud enamiku Eesti rahvast. Kahtlemata võtmerolli mängib siin nõukogude võimu religioonipoliitika, mis oli repressiivne, ideoloogiliselt ateistlik, kirikut vaenav, pidas religiooni igandiks. Samas iseloomustas seda religioonipoliitikat kampaanialikkus, oli raskemaid aegu, oli aegu, kui saa vabamalt tegutseda, aga üldiselt oli kirikuelu surutud kirikumüüride vahele. Ja juba 1940. aastate lõpupoole algas siis kampaania korras ateistliku ideoloogia pealetung. Kiriku jaoks oli oluliseks tagasilöögiks 1949. aastal tehtud otsus keelata leeriõpetus ja igasugune töö noortega. Alaealiste usuline töö oli juba keelatud varem, sest leer oli olnud tegelikult Luteri kiriku jaoks kõige tähtsam noortetöö vorm. Ja et nüüd neid noori siis kuidagimoodi ohjes hoida ja nende aega võivata, siis rakendati neid muidugi kõikvõimalikel teistele töödele. Koolides organiseeriti alternatiivseid vaba aja üritusi. Tuntud on nõndanimetatud võsaleerid, noortepäevad, mida siis noortele korraldati. Ja selle mõju on väga selgesti tajutav. Kui 1947. aastal käis Luteri kirikus leeris 10 719 noort, siis 1950. aastaks oli see langenud 3566.
Nii et see on annetaja liikmete arvu ja armulaual käimise statistika kõrval selline kolmas oluline näitaja, mis sügavalt kukkumist nõukogude ajal näitab. 1949. aastal oli veel teinegi oluline sündmus massiküüditamine, mis lõhkus senise külakogukonna ja tegi inimesed kartlikuks. Ja sellele järgnes 1950. aastate lõpul uus kampaania, kui siis ideoloogiliselt jällegi hakati kirikut vaenama. Usklik inimene olevat tagurlik, minevikus kinni, inimene, kes elab justkui topeltelu. Ja sellele vaatamata oli võimalik juba 1950. aastatel hakata ka siiski sõjas hävinud või kannatada saanud kirikuid taastama. Luterlik kirik tõsi jäi ka ilma mõnestki kirikuhoonest, aga suures osas suudeti oma võrgustik siiski säilitada. Mitmed linnakirikud pidid küll ootama oma aega ja nende taastamiseni jõuti alles Eesti iseseisvuse taastamise järel. Siin piltidel näete te siis paremal Põltsamaa kirikut, mida taastatakse ja õpetaja Herbert Kuurmeet, kelle käe all seda taastamistööd läbi viidi. Ja vasakul Lüganuse kirikut, mida veel ei ole hakatud taastama. Siin on siis näha leiripüha 1940. aastate lõpul. Ja tõepoolest siis 1950. aastate lõpul algas uus kiriku vaenamise kampaania, kus siis usuinimesi tõesti ka avalikult häbimärgistati. Siin te näete ühte artiklit, selline ajakirjanduse veergudel häbimärgistamine ka töökohtades. Inimesi ka vallandati, inimesi heideti välja ka kõrgkoolidest. Nii et see tegi kokkuvõttes inimesed kartlikuks. Inimesed ei julgenud enam oma usku tunnistada, tekkis usuline katkestus. Inimesed jäid kirikust eemale, inimesed enam ei kõnelenud religioonist. Ka siirderiituste puhul näeme me süvenevat katkestust. Ka usulise kirjanduse avaldamine oli keelatud, poolsalaja küll masinakirjas siiski usulist kirjandust trükiti. 1956. aastal ilmus ka Luteri kiriku aastaraamat, aga see jäi kuni 1980. aastate alguseni ka ainsaks oma taoliseks. 1970. aastad toovad siin küll natukene leevendust, sest kirikusse jõuavad noored, kes ei ole valmis Nõukogude süsteemi aktsepteerima ja otsivad sellele alternatiivi. Nii et kirikust saab selline omamoodi vastukultuuri aeg või keskus, kus siis tõesti käiakse kõigepealt vaimulike juures, on mitmed vaimulikud, kelle ümber koondutakse, näiteks Tartus Uku Masing, kelle juurde tulid noored, kellel olid sellised akadeemilisemad huvid, siis Mustlas, Viljandimaal oli siis Harri Haamer, kelle juures käidi, ja Pärnumaal Elmar Salumaa, kelle juures käidi. Ja samamoodi saab oluliseks keskuseks ja legaalseks vormiks, kus usulist haridust omandada, Usuteaduse Instituut. Luteri kiriku valitsus ehk konsistooriumi juures tegutsenud Usuteaduse Instituut. Olulise täiendusena hakatakse 1967. aastast ordineerima naisi. Ja siin te näete siis esimest ordinatsiooni, kus Laine Villenthal saab 1967. aastal Luteri kiriku õpetajaks ja asub teenima pindikogudust. Muutuse toob siin 1980. aastate lõpp. Juba 1980. aastate alguses on näha, et madalseis on käes ja pööre tuleb tõusule. 1980. aastate lõpus hakatakse ju sellise uue ärkamise aja tuules meeles pidama ka Eesti rahva ajaloo ja kultuuriga seotud tähtpäevi, ka väljapaistvate isikute sünniaastapäevi ja nendest sündmustest kutsutakse osa võtma ka vaimulikke. Vaimulikud võtavad osa ka aktiivselt ühiskondlike organisatsioonide tööst ja ka poliitilisest elust ja just Luteri kiriku vaimulikud paistavad siin silma. Näiteks 1988. aasta augustis asutatakse Pilistveres sealse vaimuliku Vello Salumi eestvedamisel Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei, mis on üks olulisi erakondi, mis nõuab Eesti riigi õigusjärgluse alusel taastamist.
Inimestele tundub religioon 1980. aastate lõpus põnev. Aga me näeme, et tegelikult kirik ei ole valmis sellele tohutule ristimiste ja leeritamiste kasvule reageerima. Miks? Sest kirikus ei ole nõukogude aja vintsutuste tõttu piisavalt vaimulikkonda, ei ole piisavalt ettevalmistuse saanud töötegijaid, kes oleks suutnud inimestele, kes siis kirikutesse neil aastatel jõuavad, selgitada usuelu põhitõdesid, rääkimata siis põhjalikumast usulisest kasvatusest. Ja seetõttu ei kujune ka inimestel harjumust pidada usuelu oma elu normaalseks osaks. Seetõttu on luterlus küll suurim eestlasi ühendav usuline organisatsioon, aga liikmeskond on siiski oluliselt väiksem kui enne Nõukogude okupatsiooni. Aga luterlik kirik on juba selle uue ärkamisaja algusest seotud kõiksuguste avalike üritustega. Siin te näete peapiiskop Kuno Pajulat õnnistamas Haapsalu linnalippu ja just kõiksugused õnnistamised, lippude, ka vabadussõja ausammaste, taastatud ausammaste õnnistamised ja nii edasi on ikka kuulunud luteri kiriku vaimulikkonna ülesannete hulka. 1990. aastate algul alustati suure hooga ka noortetööga ja kõiksuguste teiste kiriku töövaldkondadega, aga 1990. aastad olid siin suhteliselt heitlikud. Sellele vaatamata on see töö jätkunud tõusude ja möönadega praeguseni. Kui me heidame pilgu luteri kiriku statistikale, siis kiriku enda statistika kohaselt 2021. aastal on kirikul 169 000 liiget. Kusjuures neist siis 15 000 asuvad väljaspool Eestit, need on siis tavaliselt pagulased, inimesed, kes lahkusid 1944. aastal põgenikena Eestist ja nende järeltulijad, sest 1944. aastal õnnestus toonasel piiskopil Johan Kõpul luua ka paguluses kirik, Eesti evangeeliumi luteriusu kirikut tegevust jätkata. Ja need kaks kirikut, paguluses ja Kodu-Eestis tegutsev kirik, taastasid oma nähtava osaduse siis 2010. aastal. Nii et need Välis-Eestis tegutsevad kogudused kuuluvad nüüd Kodu-Eesti kiriku rippe. Rahvaloenduse andmed, mis näitavad seda, kui palju Eesti elanikest peab omaks luteri usku, mitte siis täpselt kiriku liikmeskonda, aga inimesi, kes peavad omaks luteri usku, neid oli 2011. aasta rahvaloenduse kohaselt 108 513, ehk see arv on väiksem sellest, mille kirik ise loeb oma liikmeskonna olevaks. Kirikus on kokku 188 kogudust ja neistki ligi 20 asuvad siis väljaspool Eestit, nii et luteri kirik on kirik, mis tegelikult asub peaaegu kõikidel kontinentidel, ka Ameerika Ühendriikides, Kanadas, ka Austraalias. Ja Eesti luterlasi on ka ida pool. Vaatamata sellele, et kiriku liikmeskond on ligi 170 000 kiriku enda statistiliste andmete alusel, on annetajaliikmete arv oluliselt väiksem ja ta on aastakümnete jooksul vähenenud. Nii et kui 1992. aastal oli annetajaliikmeid veel 76 000 ja natuke peale, siis 2019. aastaks on neid pisut üle 26 000. Nõukogude aega avaldas mõju ka luterliku kiriku identiteedile ja ka vaimulikkonnale juba 1970–80. aastatel kirikus tööle hakanud. Noored vaimulikud olid üles kasvanud ju keskkonnas, kus usk ei olnud enam ühiskonna loomulik osa
ja nad tajusid sellist teravat konflikti ühiskonna ja kiriku vahel. 1990. aastatel lisandusid neile uue põlvkonna vaimulikud, kes olid religiooni ja kiriku avastanud sageli teismeeas ja täiskasvanuna ja tajunud sellega seoses ka oma elus sellist teatavat eksistentsiaalset muutust. Ja vahet mitte siis üksnes oma senise elu, vaid ka eluga väljaspool kiriku seinu. Ja seetõttu need noorema generatsiooni vaimulikud ei ole enam nii kinni vanemate ametivendade ja kiriku liikmeskonna jaoks harjumuspärases. Ja seetõttu on hakatud ka alates 1990. aastatest otsima luteri kirikus usuelu uusi vorme. Ja selle märgiks on toimunud rida muutusi. Kõigepealt lõpetati aseõpetajate ordineerimine ja juurutati 2-astmeline vaimuliku ameti mudel, diakonõpetaja ja täieõiguslik kirikuõpetaja. Viimasele kehtib magistrikraadi nõue, diakoniks saab ka ilma selleta. 1990. aastate keskel asutati Usuteaduse Instituudi juurde, mis praeguseni tegutseb, juurde pastoraalseminar, mis tegeleb vaimulike koolitamisega ja pärast siis pastoraalseminari läbimist peab vaimuliku ameti kandidaat sooritama vaimuliku ameti eksamid. Juba enne Eesti iseseisvuse taastamist hakkas nii Skandinaavia luteri kiriku kui ka Leedu katoliku kiriku mõjul Eestis juurduma valge alba kasutamine vaimuliku ametiriietusena. Albale kinnitub stoola ehk pealiskuub ja nagu te näete siitki pildilt, kus siis tähistatakse 2010. aastal Kodu-Eesti ja Pagulaskiriku nähtava saaduse taastamist, siis ka siin on ju suur osa vaimulikke just nimelt albas ehk sellises valges vaimulikus ametiriietuses. Siin suruvad kätt Pagulaskiriku peapiiskop Andres Taul ja toonane Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Ja veel on oluline peatuda korraks ka jumalateenistuse korra muutmisel ehk siis lisaks vaimuliku ameti riietusele ja lisaks sellele, et pastori asemel nimetatakse luteri vaimulikke tänapäeval preestriteks. Traditsioonilist sellist õpetaja ameti mõistet küll kasutatakse ka. Juurutati aastatuhande vahetuse järel ka uus jumalateenistuskord, mis ei sujunud sugugi tõrgeteta, nii et lõpuks anti õigus kasutada nii senist jumalateenistuskorda kui ka uut korda ja tegelikult kokkuvõttes on selle tulemusena luteri kirikus selline võrdlemisi kirju kord, kus siis sageli on erinevaid jumalateenistuskordi, nii vana kui ka uut kombineeritud. Sõltub see siis paljuski kogudusest. Luteri kirik on ka ainus kirik Eestis, millel on oma nädalaleht. Nädalaleht Eesti kirik ja luteri kirik on aastatuhande vahetuse järel olnud võrdlemisi usin kristlike koolide asutaja. See initsiatiiv on sageli tulnud kogudustest, tegutsevad nii Luterlik Peetri kool Tartus, selle haruga Põlvas, Tallinnas tegutsevad Tallinna Toomkool, Kaarli kool. Ja nagu öeldud, siis kirik tegutseb jätkuvalt ka erinevates töövaldkondadena, ehk siis nii diakooniatöö, noortetöö, diakooniatöö raames siis pere ja kasvatusnõustamise tööga, ka hingehoiutööga. Luteri kirikul on perekeskused Tallinnas ja Tartus ja Jõhvis, et aidata siis kaasa sidusale ja turvalisele ühiskonnale. Ja luteri kirik on suure koguduste võrgustikuga kirik, millel on ka kindel struktuur, kiriku korraldus, mis siis algab kogudustest ja praostkondadest. Praostkondadel on siis oma sinod ehk selline kollektiivne valitsemisorgan ja sealt siis valitakse liikmed kirikukogusse, mis on siis kiriku parlament
ja kiriku täidesaatva võimuna tegutseb siis ja kiriku igapäevase juhtimisena tegutseb konsistoorium. Ja kiriku eesotsas on peapiiskop ja piiskopid. 2015. aastast on neis ametites peapiiskop Urmas Viilma ja piiskopid Tiit Salumäe ja Joel Luhamets. Ja Luteri kirik on ka eripärane selles mõttes, et ta on ainuke usuline ühendus Eestis, millel on otse ühendus ka Vabariigi valitsusega. Alates 1990. aastate keskpaigast tegutseb Vabariigi valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskomisjon, millel on siis alakomisjonid, mis arutavad erinevaid kiriku ja riigi eluvaldkondi, kus mõlemal on kaasarääkimise ja tegutsemise voli ja suutlikkus. Aitäh kuulamast ja vaatamast!